Kuidas see võimalus üldse teieni tuli? Ega täpselt ei mäleta, kuidas see alguses oli, aga meil ema nagu pani Facebookis mingisse postitusse meie nimed kirja või midagi sellist, et ma täpselt ei tea ja siis me vist olime valitud ja siis ta küsis, et näed, kas me tahame minna või kuidagi. Aga me olime kohe nagu vau, et see kätekas oli ikka siis oli top asi, et ma mäletan, meil olid ju arvutis, me tegime pilte seal majas hästi palju ja siis vaatasime neid järgi, kuidas me istume seal diivanil mingi niimoodi koos ja trepi peal ja teistes tubades ja siis meil oli mingi video ka, Emps oli teinud mingi selle telefoniga, mida sa nagu slaidid üles vaata, sellega filmis ja ma mäletan, et me mingi itsitasime seal taga ja ma mäletan nagu sellist, et me olime mingi ha-ha-ha ja mingi nagu edvistasime seal ja mingi selline, et vaata ja nagu mingi nali tehti, siis me täiega naarisime kohe. Kas te ise ka julgesite vaadata siis seda? Ja see tegelikult oli juba see filmimine nagu nii põnev, et me nägime seal ka nagu natukene ära, et kuidas see tuleb ja see oli nagu väga huvitav, et mis siis, kuidas see täpselt kõik kokku pannakse, sest et seal läks ka nagu järjekord ei olnud päris see, kuidas pärast nagu telekasse läks ja see oligi huvitav, et kuidas see kokku pannakse. Ma mäletan, meil olid ikka snäkid, laud oli kaetud, laste šampus oli ja lõime kokku ja siis kui vaatama hakkasime, siis oli natuke siuke asi tuligi. Kui te siis lõpuks telesse jõudsite, kas oli mingi nagu seega, et inimesed tulid, et te olete need ja et te olite seal ja... Seda äratundmist oli ju tegelikult nii palju. Seda ei nagu linnas inimesed karjusid bussipeatuses, bussis mingi andke autogrammi, kas te ei joo piima, mingeid igasuguseid küsimusi. Ma mäletan, seda oli ikka väga palju tegelikult. Alguses oli kindlasti raskem, aga lõpuks ta läks ikkagi, tegelikult ei ole ju big deal, et selles mõttes lähed eluga edasi. Kui nüüd näiteks keegi tuleb ja ütleb, et vau, nii ägeda, et te kättemusse kontoris, teeme koos pildis ja saad aru, et see on nagu siiras ja tore, aga kui keegi karjub bussipeatuses mingi ma joo piima, siis see tundub siuke, et nagu mis sa nüüd tahad sellega öelda või mis ma siis karjun vastu midagi või noh. Kas teie nimedega on ka mingi backstory? Või kust tuli Triin ja Katriin? No vanemad on ikka öelnud ja, et see oli vist, et Triin sündis esimesena ja siis tol oli vist kas mingi nagu täpilisem natukene ja siis nad vist mõtlesid mingi lepatriinu värk, et Triin ja siis, et teine laps veel, et no kuigi see vist ikkagi teada, et ju kaksikud, aga siis, et Triin ja Katriin, et nagu aga meile see nagu nali väga ei meeldinud või nagu see on kuidagi siuke, no ma ei tea, natuke cringe mõelda niimoodi. Kui ma olen õigesti aru saanud, siis te mõlemad, kas olete tegelenud või tegelete ka spordiga ja täpsemini siis vist korvpalliga? Kuidas te selle palli enda ellu leidsite? Meil klassijad kutsusid ja alati rääkisid nii ägedaid lugusi ja tegelikult ma arvan, alguses oligi tegelikult see trenn kui selline ei olnudki nagu oluline, vaid pigem see kambavaim, mis meil seal oli ja kõik need trennikaaslased ja see, mis peale ja enne trenni toimus, see oli nagu see põhiline asi, aga pärast nagu läks see korvpall kui mäng nagu ka rohkem hakkas meeldima ja said aru ja selline, et väga tore nagu meeskonna spordiala, mida siis saab teha kõik koos. Kuidas teil omavaheline suhe välja näeb? Nüüd nagu viimasel ajal ma just olen mõelnud seda, et kui väga mul on tegelikult vedanud, et isegi kui terve maailm oleks minu vastu, siis ma arvan, et Triin oleks ikka minu poolt või ma tahan nii mõelda, aga ma arvan, et see tegelikult on nii, et tegelikult meil on nagu nii väga vedanud, et üks parim sõbranna nagu kogu aeg olemas, et kui sa oledki kogu aeg võib-olla nagu niimoodi sunnitud koos olema, siis põrkutegi on ju, aga kui vahepeal on nagu paus, siis on jälle nagu parem näha ja parem läbisaamine võib-olla. Kui keegi pakuks täna ka, et tulge näitlema kaksikuid, kas oleksite nõus või pigem vajaks mõtlemisaega? Ma ei tea, me nagu autos korra mõtlesime selle peale, on ju. Nagu sel hetkel ju see kättemaksu kontor oligi nagu top, nagu lagi saade, nagu mitte midagi ägedamat telekast ei saanud vaadata.
aga praegu see ei ole nagu nii, või noh, praegu nagu endal ka nagu huvi ära kadunud, et seda vaadata. Aga nii-öelda praegu ma ei valiks, et lähme uuesti sinna, et kui oleks selline võimalus. Aga samas ma ei tea, jätaks nagu ukse lahti, et kui on mingi uus, ma ei tea, asi tehakse ja keegi kutsuks, ma arvan, et siis nagu kohe kindlasti ei ütleks, et ikka mõtleks selle peale, et ma tegelikult arvan, et see oleks ju äge.